Tere, kallis kuulaja! Minu nimi on Maigi Varusk ja sa kuulad raadiot Roosa Raadio. Minu tänasteks külalisteks on Helen Aedla ja Edward Ülevain. Me räägime keeleõppest ja me räägime mitmekeelsusest. Kogu see saade on tugevalt kallutatud, nii et ütlen seda juba siia ära, sest fookuses on minu armastus, minu suurim kirg, saksa keel. Nii et see on minu väike armastuskiri sinule. Ich liebe dich Deutsch. Keera raadio valjemaks ja mõnusat kuulamist. Mina usun, et kui me õpime teisi tundma, siis me õpime ennast ka paremini tundma. Ja minu kallid kuulajad teavad kindlasti, kui nad kuulavad saadet lõpuni, et minu üks suurimatest kirgedest on saksa keel. Ja täna me räägime keeleõppest. Mul on külas täna erandkorras 2 külalist ja ma paluksin, et nad ennast ise tutvustaksid, aga alustaksid ka tutvustust sellega, et milliseid keeli nad üldse räägivad, oskavad ja miks just neid keeli. Et mul on täna külas Edward Ülevain ja Helen Aedla, tere! Tere! Helen, äkki sa alustad? Tere kõigile kuulajatele, minu nimi on Helen Aedla. Ja kui Maigi alustas sellest, et tema üks kirgedest on olnud saksa keel, siis siin me kindlasti jagame seda kirge, et ka mina olen taustalt saksa keele õpetaja ja olen oma kõikides ametites tegelenud tegelikult saksa keelega. Kunagi alustasin õpetajana, siis tegelesin veidi välishindamise ja testidega ja tasemetööde ja õppekavadega ja nüüdseks olen jõudnud Eesti Goethe Instituuti, kus ma olen keeleosakonna juhataja. Aga minu keelelist tausta, et saksa keel on olnud minu teine võõrkeel. Et siis, kui mina kooli alustasin kunagi, siis me õppisime kõik kohustuslikus korras vene keelt ja tänu sellele ma seda keelt ka täna räägin ja mõistan. Minu teine valik oli tollal inglise ja saksa keele vahel ja ma ei oskagi öelda, kas seal oli ikkagi pigem vanemate suunamist rohkem, aga kindlasti ka juba natukene sellist oma soovi, et ma valisin tollal saksa keele ja see ei olnud tollal üldse haruldane valik antud kontekstis. Ja kolmas keel, mis tuli siis gümnaasiumiastmes juurde, oli minu puhul üldse rootsi keel, nii et ingliskeelt olen mina õppinud ülikooli ajal ja võin küll täna väita, et tänu sellisele järjekorrale ja sellisele keelepagasile on olnud tõesti hästi rikkalik kogu see edasine elu. Et võib-olla nii palju, et minul on sellised keeled pagasis. Tere, ja mina olen siis Edward Ülevain. Mina oma keelte õppega, ma siis põhikoolis õppisin inglise keelt ja algkoolis hakkasin õppima, ma olin inglise keel klassis ja siis ongi inglise keel on minu esimene võõrkeel. Ma olin inglise keel eriklassis, pärast seda mul hakkasin õppima vene keelt, aga ega vene keelt ma nagu selgeks ei saanud kooli ajal, ma ütleksin. Ja kui ma olin keskkoolis, siis ma hakkasin õppima prantsuse keelt ja mitte saksa keelt. Ja ma räägin tegelikult ka täna saksa keelt. Saksa keel on minu 3. võõrkeel, aga ma võtsin meelega võtsin prantsuse keele, sellepärast ma teadsin, et tahan minna Saksamaale elama aastaks ajaks. Ja ma teadsin, kui ma tahan õppida keelt selgeks, siis ma saan õppida seda kõige parem seal keskkonnas. Ja sellepärast ma läksin Saksamaale elama, elasin seal aasta aega. Seal koha peal olles õppisin ka veel prantsuse keelt ja kui ma tulin tagasi, siis ma rääkisin, ütleme siuksel B-mingil 2 kuskil seal levelil tasemel rääkisin saksa keelt ja siis ma võtsin osa mingist projektidest ja aastate pärast veel läksin elama Prantsusmaale, kus ma õppisin ära ka prantsuse keele ja siis ma tulin tagasi Eestisse ja ülikooli ajal mulle ei meeldi lõpetamata asjad ja siis ma tundsin, et see vene keel on natukene mis on jäänud vajaka ja seetõttu ma läksin ülikoolis teise aastal läksin Voroneši ülikooli Venemaale, et õppida selleks vene keel. Ja siis ma tulin sealt tagasi ja siis ma olengi, et minu eesmärk või siukene, mis mulle meeldib, on see, et kui rääkida, siis Lennart Meri rääkis näiteks ka neid kuutkeelt ja ma rääkisin inglise, saksa, prantsuse, vene ja ka soome ja siis eesti keel, et soome keel on mul puudu veel, aga just see, et sa saaksid vahetada neid keeli ja minna ühe keele pealt teise peale üle niimoodi, et kõik on sama võrdsed, et see on minu poole mingi siukene nagu eesmärk, et olla selles mõttes, et keele osav. Ma võtaks kohe siit sõnasabast kinni, et selle vene keelega seoses mul oli see küsimus plaanis hiljem.
sa korraks mainisid, et sa ei saanud nagu selgeks seda, et sul jäi see nagu kripeldama kuidagi, et päris kaua sai õpitud ja ikka selgeks ei saanud, et kuidas õpilased tänapäeva 21. sajandil näevad, et mis see probleem seal on siis või miks ei saada selgeks? Jah, võib-olla mõnes kohas on võib-olla mingisugune mentaliteet on see, mis tuleb vastu, et kas see on nüüd tulnud eelmise sajandist kaasa meie vanematega, et kui ma vahel mõtlen, et kui minust ütleme veel järgmine põlvkond või ülejärgmine, et kas neil on ütleme ajaloolise tausta tõttu võib-olla nad on natukene võib-olla unustanud või kergem on õppida vene keelt, võib-olla see ajalooline taust on miski, mis segab. Aga kuigi samas vene keele lihtsalt on keeruline, ma ütleks, et kui ma täna rääkisin õega just, et mis need keerulised astmed on, et ütleme, et ma kunagi õppisin ka tegelikult hispaania keelt. Ja hispaania keel on ütleks kõige lihtsam, siis võiks tulla saksa keel, siis prantsuse keel ja siis vene keel. Et vene keel on tegelikult, ma näen, et ta on hästi sihukene keeruline õppida. Võib-olla see ongi see, et lastel võib-olla kaob nagu miskisugune nagu mott ära ja ega tegelikult koolis ma ütleks, et kui seda praktilist, seda keelekeskkonda ei ole, siis on väga raske ja vene keelega tihti juhtub olema, et kui sul ei ole vene keel kõnelevaid sõpru, siis võib-olla see kooli ajal, et sa võis õppida ikkagi seda 6 aastat, aga pahatihti siiski selgeks ei saa. Tänapäeva maailmas räägitakse, et on mitmekeelsus oluline. Ja sina oled, Edward, hea näide sellest, et kuidas tegelikult on võimalik paljusi keeli heal tasemel õppida. Et Helen, mul oleks sinu käest see küsimus, et kui sa mõtled, et sa oled Goethe instituudi juhataja, et kas sa nagu usud sellesse, et saksa keel on see ainus ja õige või kuidas sa suudad nagu olla nagu neutraalne teiste keelte suhtes? Mul on alati see küsimus olnud. Korraks pean parandama, et mina ise olen keeleosakonna juhataja, et instituudil on veel oma juhataja, kes tõesti on sakslane, Ulrich Ribert. Aga tulles selle küsimuse juurde, et mina olen alati mitmekeelsusest ääretult lugu pidanud ja selles mõttes austanud nagu kõiki valikuid, mis tehakse erinevate keelte õpingute osas. Et see on täiesti selge, aga Goethe instituudi esindajana loomulikult ja ka isiklikult saksa keel on mulle väga tähtis. Soovime meie ju igati kaasa aidata, et saksa keelt rohkem õpetataks ja saksa keelt rohkem ka õpitaks. Aga ma arvan, et tänases niisuguses keeleõppe kontekstis on saksa keele õppe kindlasti edukas sellel moel just, kui me vaatame teda selle mitmekeelsuse raames. Et ma arvan, et tänasel päeval me keegi siin ruumis olijatest ka ei kahtle, et inglise keel kui kommunikatsioonivahend või lingua franca tänaseks on see, mis kõigil peab olema ja temast on saanud baasoskus ja kindlasti on vale ka arusaam, et heal tasemel inglise keelt on võimalik väga kiiresti omandada, et ka seal tuleb õppida ja tuleb palju panustada, nii nagu iga keele puhul, aga ma arvan, et sellest jääb väheks ja kui me räägime, võib-olla pärast me tuleme selle teema juurde ka, et kui me räägime võib-olla veidi tööturust ja konkurentsieelistest või midagi, siis ma arvan, et inglise keelest laias kontekstis, kui me isegi ainult Eesti-siseselt jääb väheks, sest ma arvan, et selliseid CV-sid on juba praegu, kus inglise keel lahterdub baasoskuste hulka, nii nagu arvutioskused või sotsiaalsed suhtlemisoskused väga heal tasandil, et siis me küsime, et mis sinna võõrkeelte lahtrisse tuleb. Ja saksa keele koha pealt ma arvan, et Eesti oludes saksa keele valik on kindlasti hea valik. Et kui me räägime nendest põhjustest, miks Eestis saksa keelt õppida, siis ma arvan, et siin on erinevaid põhjuseid, et kindlasti on saksa keele puhul tegu suure keelega. Seda nii Euroopa kontekstis kui ka siis laialt maailma kontekstis, et me räägime ju keelest, mida meile suhteliselt geograafiliselt lähedal asuvas ruumis räägitakse palju, et kui me vaatame Euroopat, siis me räägime ju tegelikult 100 miljonist kõnelejast erinevates riikides, me räägime sellest, et see on valikuliselt teine võõrkeele valik, ehk siis ütleme, võime välja tuua võib-olla arvudes ka natukene, et 15,4 miljonit noort õpib Euroopas saksa keelt ja nendest ju tegelikult pea 90% õpivad seda just oma koolieas ja ülejäänud siis alles täiskasvanueas. Et siin on võib-olla ka teine teema tuleb sisse natukene, et millal on hea õppida keeli, et millest me ka võib-olla täna jõuame rääkida.
aga see on see niisugune lai kontekst, et me räägime ühest suurest keelest, millel on palju kõnelejaid, mis on ka ametlikuks keeleks kokku 7 riigis, mis on üks Euroopa Liidu 3 ametlikust keelest. Aga kui me tuleme nüüd sealt laiast maailmast tagasi oma Eestisse, siis ma arvan, et Eesti seisukohalt on väga oluline, ütleme, saksa keele oskus Eesti oludes annab parema võimaluse ja parema eelduse mõista iseennast, mõista iseenda riigi ajalugu, mõista meie kultuuri ajalugu, mõista meie õigussüsteemi paremini, et need kõik on ju väga tihedalt seotud saksa taustaga ja kui me vaatame meie enda näiteks kirjakeele kujunemist või siis me leiame väga palju seal saksa taustaga või päritolu sõnu, mis on tulnud meie keelde. Et ma arvan, Eesti oludes on nagu see, et tunnetada nagu seda iseenda kodust, ümbrust või tausta ja ka iseenda keele tausta, siis on saksa keel kindlasti väga hea valik ja näiteks Tartu Ülikool minu teada on ajaloolastele ikkagi saksa keele tõesti ka õppekavasse sisse viinud, sest spetsialistina sellel alal on kindlasti eelis, kui sa mingilgi tasemel räägid ka saksa keelt. Kindlasti ma arvan, on ka majandus üks faktor, mille poole alati vaadatakse, et kui räägitakse mingitest keeltest ja nende keelte mõjukusest, et siis Ulrich Hamm on öelnud kunagi, et keele atraktiivsus sõltub rohkem selle keele niinimetatud majanduslikust mõjust kui selle keele kõnelejate arvust. Ja ta ütleb, et tegelikult Saksamaa on seal väga kõrgel kohal ja kui me räägime võib-olla, ma ei oska tuua praegu seda täpset arvu, kui palju meil on Eestis saksa taustaga ettevõtteid või neid ettevõtteid, kes rahvusvaheliselt suhtlevad ka saksa suunal, siis ma arvan, et neid institutsioone ja ettevõtteid siiski on, kes saksa keele oskajaid Eestis vajavad ja kuivõrd saksa keelt õpitakse hetkel võib-olla vähem kui 20 aastat tagasi, siis meil ei ole ka üleliia palju neid häid spetsialiste, keda siin tööturul oodata. Ja ma mäletan ühte konverentsi, kus öeldi just majanduse taustal, et kui me tahame midagi osta, et siis me võime seda inglise keeles väga vabalt teha siin vanas Euroopas ja eriti just Prantsusmaa ja Saksamaa kontekstis, kui me tahame midagi müüa, siis on meil alati eelis, kui me kas või esmase kontakti suudame luua ja see oli tollal keskmise suurusega ettevõtete ja väikeste ettevõtete kontekstis ennekõike, mitte suurte kontsernide, seal on tihti tõesti tänasel päeval managemendi keel on inglise keel, aga et me suudame luua selle kontakti paremini ja suudame seal tulla tegelikult lõpuks ka võib-olla paremate tehinguteni, kui me ka inimesi suudame alguses kõnetada nende emakeeles, et ma arvan, siin on kindlasti ka väljundeid saksa keele oskajale nagu Eesti kontekstis. Ma olen enda jaoks veel mõelnud, et minu jaoks on olnud äärmiselt oluline ka saksa keel kui kultuuri ja teaduse keel, et võib-olla mitte nüüd 22. sajandil või 21. sajandil, siis kui me vaatame sajand tagasi 20. sajandit, vaatame sealset kirjandust, filosoofiat, psühholoogiat, siis meil ennekõike tulevad sealt saksa keeleruumi nimed, loomulikult mitte ainult, aga väga-väga paljud suured saksa taustaga teadlased või siis ka kirjanikud. Ma arvan, et see on hästi oluline, et kui sa saad sellist asja kogeda ilma vahenduseta, et sa saad sellest osa, kui sa tahad otse lugedes. Võib-olla veel mõni põhjus on see, et mis võib-olla noortel on oluline, et miks õppida täna noorena, võib-olla gümnaasiumil saksa keelt on lisaks nendele eelnevatele põhjustele võib-olla see, et Saksamaa pakub suhteliselt palju võimalusi jätkata oma õpinguid Saksamaal, just ma mõtlen kõrgkooli õpinguid, näiteks selleks on ka erinevaid stipendiume Eestis läbi keelevahendajate, aga mis selle võiks teha atraktiivseks, eriti pärast praegu Brexitit ja kõike seda, et Anglo-Ameerika võib-olla on raskem täna selliste võimalusteni jõuda ja seal oma õpinguid alustada, et Saksamaa on lähedal, see pakub
ühtlaselt kõrge tasemega ülikoolide võrgustikku. Ülikooliharidus on tasuta reeglina, kui on mingid tasud, siis need on õppevahendite eest. Ja kui me vaatame seda elukeskkonda, siis liikumine on meil Saksamaa, ütleme, jätame selle pandeemia praegu kõrvale, aga liikumine Saksamaa Eesti vahel on siiski ühendused on suhteliselt head, kiired ja olemas. Ja teine asi, kui me vaatame elukeskkonda seal, siis see ei ole oluliselt kallim üliõpilase jaoks, kui see oleks siin kodus ja ta on arvatavasti pisut odavam kui näiteks Inglismaal. Et kui kõiki neid olusid võtta arvesse, siis kindlasti need ülikooli õpingute võimalused Saksamaal võiks olla üks selline konkreetne väljund noorte jaoks ka. Ja minu jaoks on hästi oluline saksa keele seisukohalt õppida, kui sa õpid tänases Eestis saksa keelt, ka see faktor, et saksa keele õppes meil õnneks ei ole veel nii teravalt väljendunud ka see õpetajate probleem, ehk meil on olemas erialase haridusega professionaalsed õpetajad, kes teevad tööd omal erialal ja võiks eeldada ja loota ja nii see ka on, et see saksa keele õpetus on professionaalne. Et ma arvan, see on hästi oluline, sest me kõik teame, kus me täna oleme, et ainetes hakkab järgnevatel aastatel kindlasti tulema probleeme õpetajatega, kuna järelkasv on väike ja seetõttu see on suur ma arvan pluss, et need õpetajad on praegu olemas, väga hästi motiveeritud, ma loodan, ja tegutsevad hea meelega, et see on ka hästi-hästi oluline. Edward, kui sa seda kõike nüüd kuulad, et ma tahaks teada, et sa mainisid, et saksa keel on su 3. võõrkeel, et mis see oli, mis siin saksa keele juures paelus ja kas mõni see aspekt, mis praegu kõlas ka, oli see, mille peale sa mõtlesid, kui sa õppima hakkasid või õppisid? Mis mind nüüd just saksa keele juures paelub, ma ütleks, et saksa keel on minu jaoks nagu lihtsalt tavaline keel võib-olla, et ta on nagu Põhja-Saksamaal, kus mina elasin, Schleswig-Holsteinis, et seal elad inimesed on nagu eestlased, ainult et keel on teine. Ja minu jaoks võib-olla saksa keel tundus, et tegelikult ta on hästi lihtne, ma ütleksin. Ja ma arvan, et selle keele õppimise juures meil Eestis, nagu Helen mainis, on lihtne see, et ta on, nagu ma ütlesin enne, et kui mina võrdlen nagu keelte õppimise juures, kui lihtne või raske mõni keel on, siis ta on raskem, kui on hispaania keel, aga lihtsam kui näiteks prantsuse või vene keel. Ja meil on praegusel hetkel tõesti palju erinevaid programme, nii Goethe instituudi kui Saksamaa pakub omalt poolt mitmeid programme ja variante, mida projekte kaasa teha ja mille kaudu hästi kerge on tegelikult õppida, kui sa lähed sinna koha peale, sa võtad jälle mingit projektist osa, sa tuled tagasi Eestisse, õpid koha peal siin, et ta on nii tegelikult praktiline ja sa saad selles mõttes hea baasi väga kergesti. Võrreldes, ma ütleks, muude võib-olla keeltega, mille näiteks prantsuse keelt on võib-olla minuna silmis praegu on raskem võib-olla kooliõpilase võib-olla õppida. Aga mis mind paelub võib-olla, ma mäletan seda, et kui ma tulin esimesel kursusel, ma õpin õigusteadust Tartu Ülikoolis ja ma olin esimesel kursusel ja riigi õiguse õppejõud ja tema on tegelikult Kiili ülikoolis õppinud, täiendanud ennast. Ja siis tema ütles meile niimoodi, et palun tõstke käed, meil oli üle 100 üliõpilase kursusel, et kes teist oskavad saksa keelt. Ja mina ja paar tükki veel tõstsime käed ja siis ta ütles, et nii, teil on nüüd eelis teist ees. Seal on sellepärast, et Eesti õigussüsteem põhineb hästi palju tegelikult saksa õigusele ja mida suuresti kasutatakse on siis saksa Bundesbürgerliches Gesetzbuch. Ja see, et kui sa saksa keelt oskad, siis võib-olla nendes õigusasjades orienteeruda palju lihtsam. Et võib-olla see on üks asi, mis mulle nagu endale paelub, aga samaski ta on lihtsalt, ma ütleks ka, et Euroopas suur keel ja nagu Helen ütles, et kui sa midagi ostad, siis sa võid osta inglise keeles, aga proovi midagi müüa. Et kas see müümine otseselt tähendab siis mingi kauba müümist või see on mingi idee müümist või see on, et see kontakt, et siis, kui sa oskad saksa keelt, siis sa oled ikkagi sõidu ees. Helen tõi välja korraks ja ma tahaks siit edasi rääkida natuke saksa keele õpetamisest ja meil on hea tõesti baas, et meil on väga hea selline kogukond ka, et ma tean, et meie saksa keele õpetajad nagu armastavad seda keelt. Kui oluline on üldse õpetaja roll, et sa oled Helen ise ka õpetaja olnud aastaid, et mis sa arvad, et kas see õpetaja on see,
kes lõppkokkuvõttes kelle järgi otsustatakse, kas valida seda keelt, ma mõtlen just, kui on selline põhikooliaste, või on see keel ise? Ma arvan, et siin on omajagu mõlemat, et ma tooks võib-olla ühe isikliku, kui ma tohin ühe isikliku näite, et minu saksa keele õpingud algasid Milvi Tappo käe all, see oli minu esimene saksa keele õpetaja ja ma mäletan siiamaani, et sealt on pärit ennekõike armastus selle keele vastu, miks pärast ma järjest edasi ikkagi kogu aeg tahtsin ja väga tahtsin saksa keelt õppida, et minu tollased klassikaaslased veel mäletavad seda, kuidas sel hetkel, kui poisid tagapingis püüdsid kaarte mängida, siis nad teadsid, et õpetaja kindlasti tegeleb seal Heleni ja veel paari tüdrukuga eespool, kes väga-väga tahavad saksa keelt õppida ja ma lihtsalt ütlen, et see õpetaja oma eeskujuga ja üldsegi mitte, ma olin suhteliselt väike laps, mitte ainult selle ainealase hea teadmise või tundmisega jättis minusse täiesti kustutamatu mulje kui selline alati välja peetud, kena, korralik, hästi kuidagi õpilastega suhtlev inimene, just nende omadustega nagu sellise kustumatu mulje ja selle läbi tegelikult kujundas ju ka suhtumist sellesse ainesse, et ma arvan, et õpetajal on kindlasti väga suur roll. Ja ise ma olen tõesti 10 aastat ka õpetaja olnud ning õpetanud erinevates astmetes, vähem põhikooliastmes, aga päris väikseid lapsi algkoolis ja siis rohkem just gümnaasiumiealisi noori. Et ma arvan, et gümnaasiumiealised noored eriti ka, aga juba oskavad hinnata seda, millised need õpetajad on, mitte ainult nende aine tundmist või didaktilis-metoodilisi oskusi, vaid pigem ka seda, millised nad on inimestena. Ja ma arvan, et see, milline on üks õpetaja inimesena, on veel kõige tähtsam. Et ma ütleks nagu seda ka, et mõnikord ei ole meil neid valikuid, et mõnikord on see paratamatu, millise keele tundi me satume ja millise õpetaja juurde me satume, et me ei saa ise valida, kas teevad selle valiku vanemad või see valiku võimalus ei ole üldse olemas. Et siis ma arvan, et sellisel juhul muutub pigem see õpetaja roll kuidagi veel tähtsamaks. Et siis on nagu see õpetaja, see isik, kelle võimuses on võib-olla seda, ma ütlen õpilase nagu sellisest sisemist motivatsiooni midagi teha, toetada ja ärgitada ja inspireerida, et kui õpetaja siis seda ei suuda, et siis on sellest väga kahju, sest teatud vanuses on õpilane juba rohkem ennast juhtiv ja rohkem niisugune ise ratsionaalselt mõtlev, aga et teatud vanuses on vaja väga-väga toetada. Et ma arvan, siin on jah erinev see, aga kindlasti on õpetajal väga-väga suur roll. Ja ma olen kuulnud Eesti kolleegide käest koolidest ka seda, et kui õpilastel on valikud ja nad saavad neid teha, et siis sellised näidistunnid näiteks erinevates keeltes on olnud väga hea praktika ja mitte alati ei ole seal siis otsustajaks saanud keel, vaid just see inimene, kes seda keeletundi annab. Ma tahaks teada, Edward, sinu käest ka sama, et milline roll on olnud nende keelte puhul, mis sa õppinud oled nagu õpetajatel? Milline roll? Võib-olla ma tean ühte lugu, lihtsalt ma tuleb meelde, kus üks õpetaja gümnaasiumi alguses, kui valiti keel ja oli esimene siis sissejuhatav keeletund ja siis see võõrkeele õpetaja ütles, et nii, et 3 aastane aega meil see keel selgeks õppida. Ma ütlen teile ausalt kohe, et ei saa see keelt selgeks, aga me üritame kultuuri selgeks teile nagu luua. ja sellist lugu kuuludes siis tekib tahtmine kuidagi vastanduda või öelda, et nii asi ei pea olema. aga minu üldiselt, ma olen õppinud keelt erinevates maades. Ma ütlen, et kui ma õppisin Venemaal, siis ma õppisingi tegelikult ainult keelt ja kultuuri. Ja mul olidki vene keele siis nagu russki glagol ja praktika reetši ja erinevad, et kuidas õppida siis väga spetsiifiliselt seda keelt nagu selgeks. Ja ka Saksamaal elades ma õppisin koolis
nii saksa keelt, aga siis ma õppisin seda muidugi võib-olla kõikide muude ainetundide kaudu ja ise siis seisvalt õppisin juurde, kuna ma õppisin täiesti nullist, kui ma läksin Saksamaale elama 17-aastaselt, aga samas Saksamaal õppisime ka prantsuse keelt õppisin juurde veel ja vene keelt ka veel, kuna see oli 13. klass ka veel, nii et ma juba tol ajal hästi tahtsin kõiki keeli korraga selgeks saada. Aga ma arvan, et kui õpetaja on väga, ta näeb sinu tahet, et sa tahad õppida, siis ta on omalt poolt innustatud veel seda ainet sulle õpetama, et ma arvan, et see on mõnes mõttes nagu kahepoolne, et mõlemad näevad seda teises ja kindlasti kui õpilane ei näe seda, et õpetaja ise on vaimustus, siis on ka raske muidugi. Et kui õpetaja annab ainet aine pärast, siis on raske võib-olla kujutada ette, et õpilane ise võiks ka seda selgeks saada, kui tal just tohutut tahte jõudu seal ei ole või kuskil muud keelekeskkonda. Et saksa keeles on seda praktilist väljundit nii palju, Jugenddebattiert, lesefüks, erinevad siis vahetusprogrammid on olemas. Helen, sinule võib-olla küsimus, et kuna meie see õppijate arv nagu väheneb ju saksa keeles, et see on meie väga suur probleem õpetajatena ka, et mul on ka niimoodi, et mõnikord, et andke mulle neid õpilasi, et tulge kõik noored ja vanad, eks ole, et kus meil see on, et miks neid ei ole? Miks neid õppijaid ei ole enam? Kas see aeg hakkab otsa saama siiski või? Helen, mis sa arvad? Ma arvan, seda on väga raske öelda, miks see nii on. Aga võib-olla ma tooks nagu omalt poolt sellise mõtte veel sisse, et me praegusel hetkel näeme tõesti, et viimase 20 aasta jooksul on saksa keele õppijate arv Eestis ütleme nii, et oluliselt vähenenud. Et me räägime siin üle 50% õppijate arvudest. Aga me peame kuidagi vaatama nagu natukene seda laiemat või üldist konteksti ka. Et selge see, et peale meie taas iseseisvumist, kui niisugune kohustuslik vene keele valik oli olnud seni ainuke ja nagu me teame, inimestele ikka meeldib siis vastanduda, kui midagi on olnud kohustuslik, siis vahetult peale seda loomulikult vene keele valikuid ei tehtud, ehk vene keele õppijate arv vähenes drastiliselt tollal ja selle arvelt tõusid teised keeled. Sellega langes kokku ju loomulikult siin ka see, et inglise keel hakkas tõusma ülemaailmselt igal pool ja ka Eestis, kui varem ma ütlesin, ennem tulin selle juurde, et minu kooli õpingute ajal valiti praktiliselt pooleks saksa keele ja inglise keele vahel. Aga kuna inglise keele võidukäik nii-öelda kogu maailmas tuli, siis loomulikult ei jäänud Eesti sellest puutumata, inglise keel hakkas ka tõusma. Aga paraku me loomulikult elame ka riigis, kus vene keel on meil riigisiseselt olemas, ta on meie naaberkeel, naaberriigi keel, et kindlasti 10 aastat hiljem hakati vaatama, et siiski tasub ka seda keelt õppida, sest nagu ma ennem ütlesin, iga keeleoskus on väärtus ja ühel riigil, eriti sellisel väikesel riigil nagu meie, on vaja tegelikult õpilasi, või ütleme noori inimesi, ka tööellu minejaid, kelle keeleprofiilid ei oleks ühesugused ja kes nii-öelda saaksid pakkuda erinevaid kombinatsioone ja meil väikeriigina on kindlasti vaja erinevate keelte väga häid oskajaid ja spetsialiste. Et sellest, aga ka tulles tagasi selle saksa keele õppijate arvude juurde, et ma saan väga hästi aru õpetajate muredest, koolide muredest, gruppe avada, piisavalt õpilasi selleks, et see grupp kokku saada. Meil on olemas õpetajad ja teinekord on olemas käputäis õpilasi, kes tahaksid õppida, aga paraku jääb 3 õpilast puudu ja grupp jääb avamata, et millest on ka tohutult kahju. Ehk siis meil kaotab nagu, toome näiteks näite, 12 on piirarv, sul on 9 õpilast, kes tahaks nagu õppida ja ka nemad ei saa seda võimalust, seepärast et 3 tükki. Et see ei ole nagu loogiline, eks ole. Aga et veel lihtsalt lisada siia on, minu mõte oli lihtsalt see, et kui me nagu sellises suures perspektiivis vaatame, et meil on Eestis siiski üle 12 000 saksa keele õppija üldharidussüsteemis. See ei ole väga suur arv ja võrreldes võib-olla inglise keele arvude kõige muuga on see väike arv. Aga kui me võrdleme neid nagu näiteks oma naaberriikides neid arve ja paneme selle suhtesse ka meie elanike arvuga, siis see arv ei ole ka väga väike. Ehk siis laiemalt vaadatakse ja öeldakse viimasel ajal, et need arvud on pigem Eestis stabiilsed,
õnneks nad ei vähene enam sellisel kujul, nagu nad siin viimase 20 aasta jooksul vähenesid, eks. Aga et meil on teatud stabiilsus, loomulikult ei ole neid palju, neid õppijaid, aga neid ei ole ka liiga vähe ühe väikese riigi jaoks, lihtsalt meil oleks hea meel, kui saksa keel teise võõrkeelena tuleks taas rohkem pildile just selle tõttu, et nagu ma ennem ütlesin, need koolist väljuvad noored oleksid erinevamate keeleprofiilidega, sest see annab neile pigem siis konkurentsieelise tööturul. Ja teiselt poolt, et meil oleks ütleme, kõige stabiilsem on see esimese keelena saksa keele õppijate arv, kuna need on lihtsalt 2 käe sõrmedel üles loetavad gümnaasiumid Eestis, kes seda pakuvad. Aga seal see on üldiselt üsna stabiilne viimastel aastatel ja mis veel on, et meil on religioosse taustaga koolid siin Eesti üldharidusmaastikul, kes kõik on seadnud saksa keele oma esimeseks võõrkeeleks, mille arvelt see arv pisut kasvab. Aga et meie murekoht võib-olla on just see teise keele õppijate arv, sest teine keel õnneks on veel Eesti koolisüsteemis kohustuslik võõrkeel. See ei ole ka mitte alati iseenesest mõistetav, kui me vaatame teiste riikide praktikaid, siis see on ikkagi annab veel piisavalt aega ja piisavalt võimalust, et selles saksa keeles ka hea tulemuslikkuseni jõuda. Et me saksa keele valik 3. võõrkeelena on tõesti 3. võõrkeele valinute seas esimene. Aga see aeg jääb lühikeseks. Yes. Et sellest on kahju, et siis me saame anda niisuguse stardipositsiooni, niisuguse ütleme, kui õpilased on tihti väga ise motiveeritud, kui nad selle keele 3. keele valikuna valivad, siis on seal võimalik jõuda. Seal on võimalik K2 tasemeni jõuda ja isegi üle. Mul on isegi üks edulugu, kus õpilane sai 4 kursusega 4 korda 35 tundi B1 taseme. Jah, et loomulikult, et siit tuleb see eriti veel välja, et mis kõige rohkem määrab on see, et motivatsioon ja see peab tulema ikkagi ennekõike enese seest. Et on välised motivaatorid muidugi ka, mis võivad väga hästi kaasa aidata keele omandamisele, aga lõpuks peab olema ikkagi inimene ise väga huvitatud. Aga jah, et mõistan absoluutselt seda muret, aga ütlen ka, et nii hull see olukord võib-olla ei ole ja loomulikult me kõik püüame kaasa aidata. Sa nimetasid õpetajaid endid, tänu neile kõigile siinkohal. Nad teevad supertööd selle keele propageerimisel Eestis ja meie omalt poolt püüame Goethe instituudi poolt ka kõik teha, et sellele kaasa aidata. Räägime korraks nendest tasemeeksamitest ja need on kõik üsna sarnased või kõik see tuleb ju raamdokumendist, need osaoskused, et lugemine, kirjutamine, kuulamine ja suuline eneseväljendus. Et kui mõelda nüüd saksa keelele või keelele üleüldse, Eduard, et millised on siis need sinu kõige lemmikumad osaoskused ja millised osaoskused on need, kus sa oled pidanud ränka vaeva nägema? Ma ütleks, et ma tähtsustan alati keele ilu. Et mul on raske kuulata, kui keegi räägib mingit teist võõrkeelt ja see hääldus ei ole nii, nagu peaks olema. Et see kriibib minu kõrva päris kõvasti. Et minu jaoks on üks kõige tähtsamaid, mul ongi see, et vahel mõni ütleb, et peaasi, et sa räägid, aga minu jaoks on see hääldus on mingi selline, et võib-olla sellepärast mul ema on laulja ja siis kõik see, mis on hääleline, kõik see peaks olema nagu õige ja see hääldus, aga mina sain ka, mõtlen kui ma tegin saksa keele Goethe instituudis, mul oli rääkimine oli kõige parem ja inglise keele selle Cambridge'i eksami põhjul oli ka rääkimine kõige parem, et see on mul kõige lihtsam. Saksa keelel mäletan, et ega ma ei ole ju õppinud saksa keelt jällegi koolis, et ma natuke õppisin koolis valikainena ja pärast veel Goethe instituudis mul võtsin eraldi veel saksa keelt kui nagu kursusena või programmina, aga ma ei ole õppinud kirjutama saksa keelt koolis. Et seetõttu on minul võib-olla natuke oli keeruline ja kõikide nende teiste keeltega samamoodi, et võib-olla kuskil vene keelega kõige vähem, et kuna seda ma olen koolis siiski nagu kirjutanud, aga ma arvan, et kirjutamine on see, mis on minu jaoks raskem olnud. Et ka prantsuse keel puhul näiteks, kuna
jällegi ei ole kirjutanud, olen rääkinud, et kui ma elan seal kuskil maal, siis sa räägid, vahetult suhtled või sa vaatad mingit filme ja kuulad ja eks sa kuuled kogu aeg. Et see ei ole kunagi probleem, et inimesed ütlevadki tihtipeale, et kuulata on lihtsam, rääkida raskem. Minul võib olla tihtipeale vahel isegi vastupidi, et rääkida lihtsam ja kuulata raskem. Aga kirjutamine, võib-olla kirjutamine on see, mis minu jaoks kõige, mitte et ma üldiselt oleks halb kirjutaja, aga kuna ei ole eelnevat, ütleme, koolis niimoodi seda kirjutamist õppinud, nagu võiks, et kui me ütleme, et mõned, kes on alustanud koolis seda keeleõpet, ei ole kohe läinud kuskile teisele maale, kuskile elama ja seda nii-öelda elukeskkonnas õppinud, siis ma arvan, et koolis seal nii vähega, kui seda on, siis need keele baasasjad, kuidas ma ütlen, siis õpitakse ära. Ja mina olen hiljem tundnud, et mul on nagu seda baasi natukene vähe, et mul sellest on natuke vajaka. Ja seda võib-olla võiks olla mul endal, ma ütlen, et tagantjärele olen pidanud ise juurde õppima. Siit tuli võib-olla välja see asi, mida tehakse ju tegelikult lasteaias ja algklassides ongi see suuline eneseväljendus, et mulle tundub, et see annab kõige kiiremini sellise positiivse eduelamuse. Mis sina arvad, Helen? Kindlasti, no ma arvan, et tänapäevane keeleõppe igal juhul eeldab seda, et me pööraksime esialgu oma tähelepanu ja fookuse sinna, et me saaksime rääkima. Et ma arvan, see on ainuõige, sest vastupidi on see, et me teame ka vastupidiseid näiteid, kus on tegeletud ainult kirjutamisega või ainult grammatikalünkade täitmisega, et siis on see, et see hirm selle vaba väljenduse ees on ikka nii suur, et niimoodi rääkima saada on ikkagi päris keeruline. Ja noh, miks just sa tõid selle lasteaia sisse, et ükskõik millise keele puhul, kui me alustame vara, siis me alustame nii-öelda kas väikelastega lasteaias või siis tõesti väga noorte õppijatega ka algklassides, et siis on ääretult oluline, et see metoodika, kuidas õpetatakse, on paigas. Sest ma arvan, et kõige tähtsam on alustada nii, et sa vaatadki, milline see laps on. Sellepärast, et need on need omadused, mida siis sa saad ära kasutada selles keeleõppes väga hästi. Et me rääkisime, sul tuli see hääldus sisse, et üheks selliseks varajase võõrkeeleõppe kõige suuremaks plussiks on peetud seda, et see on parim moodus jõuda võimalikult hea häälduseni. Ja tegelikult just läbi selle, et lapsi me õpetame ja ka tegelikult peaksime õpetama täiskasvanuid suuliste eelkursuste raames läbi nii-öelda, selleks on inglise keeles hea termin chunk learning, ehk siis saksakeelset terminit ma isegi praegu ei suuda meenutada, aga et me õpetame fraasi kaupa. Ehk siis me keegi ei pööra sellel hetkel tähelepanu sellele, milline on grammatika seal taga, mis on need sõnajärjereeglid, mis kõik me tegelikult omandame matkides, jäljendades, läbi kuulamise, läbi siis selles mõttes me võtame vastu ja produtseerime ise tagasi, aga me ei tee mingit pikki arutluskäike oma peas või me ei mõtle üldse sellele, et miks seal on nüüd just selline pöördelõpp ja miks seal on selline käändevorm, eks. Et tegelikult läbi sellise õppimise me anname nagu kõigepealt väikestele õppijatele, aga mina isiklikult ei teeks siin vahet. Väikestel on see ääretult oluline, aga mina olen kogenud ka, et täpselt samamoodi gümnaasiumiastme õpilane vajaks sellist suulist eelkursust ja võib-olla isegi pikemalt, kui seda tihti tehakse. Sellepärast just, et anda sellist kiiret nagu, kuidas ma ütlen, positiivset emotsiooni ja ka eduelamust, et ma oskan selles keeles midagi teha. Ja ma arvan, et kõige tähtsam oskus on kõigepealt kuidagi see suhtlusoskus või see selline, ka see hirmu äravõtmine pärast selle rääkima hakkamise ees. Et kui ma juba näen, et ma midagi suudan, isegi midagi väikest, siis on see ääretult positiivne ja motiveerib mind edasi. Ja kui ma siis saan vanemaks, siis ma saan nagu hakata rohkem sinna taha süüvima, et miks see nii on, kuidas see nii on, et laps, ütleme, noor areneb ka täpselt see, et ta tahabki teada mingil hetkel ja teine asi, et ma saan siis, mida kõrgemale see keeleoskus juba jõuab, siis loomulikult saab olulisemaks ka see korrektsus. Siin ma kindlasti ei taha nagu, et see on see teema alati see dilemma, kui palju grammatikat, mil moel. See on õpetajate jaoks alati olnud nii südamelähedane teema, et paraku selliseid ülesandeid on kõige lihtsam teha, kõige lihtsam hinnata, kõige lihtsam tagasisidestada, ma saan sellest aru. Aga kui seda on
ülemäära palju, siis see varjutab nagu ära, aga mida kõrgem keeleoskus, seda olulisem see on, et see korrektsemaks saab. Nii et siuke balansseerimine nende vahel on hästi-hästi oluline ja minu meelest on hästi oluline jälgida, millises vanuses õpilased su ees on, eriti kui sinu ees on väikelapsed. Jah, mul õnneks või kahjuks nende täitsa väikestega kogemus puudub, aga mu enda kogemus, võib-olla ma räägin selle ka ära, et ma tegelikult ei oska sõnagi vene keelt, aga ma õppisin vene keelt ja ma mäletan seda, võib-olla mul on aju seda või mälestused kuidagi muutunud ka, aga kell oli seina peal ja me õppisime siis tähestikku järjest õppisime ja vist siis jaanuaris ehk siis poole aasta pealt oli niimoodi, et pidime kirjutama suurtäht, väiketäht. Ja iga tund oli tunnikontroll niimoodi, et alguses oli aega sul 5 minutit, et kirjutada kogu tähestik, suurtäht, väiketäht. Ja lõpuks oli vist 1,5 minutit, võib-olla ma teen nüüd õpetajale liiga, kes mind õpetas, aga ma mäletan seda, et see kellaseier niimoodi tiksus ja ma pidin aja peale kirjutama nagu tähestikku, suurtäht, väiketäht ja mu käsi lihtsalt nagu valutas. Ja ma jaanuarikuuks ei osanud veel mitte sõnagi nagu rääkida, et ma oskasin ainult kirjutada tähti. Et võib-olla ma oskasin ka mõnda sõna, mul aju täiesti blokeeris selle ja see oli see hetk, kus ma mäletan, et ma vahetasin keelt. Et ma olen siis see, kes võttis endale selle õiguse, et keelt vahetada ja kusjuures, miks ma selleni tahtsin jõuda, et see on päris populaarne praktika tänapäeval. Et ma ei tea, kas te olete kuulnud sellest, et paljud gümnaasiumid pakuvadki juba seda, et seda väljapääsu nii-öelda sellest teisest võõrkeelest, et tule meile, et vabandust nüüd väga, et sa ei pea enam vene keelt õppima, me võtame sind täiesti tühja lehena, me anname sulle nii palju kursuseid, näiteks hispaania, vene keeles, mitte prantsuse keeles või saksa keeles ja sa saad täiesti uue B-võõrkeele. Et see on ka väga huvitav asi, mis viib ikkagist lõpuks meid selle mitmekeelsuseni, kuhu ma tahtsin tagasi jõuda. Ja minu viimane küsimus on, et kui te saaksite õppida veel ühte keelt täiesti nullist, millist keelt ja milline oleks see ideaalne keskkond, kus te seda õpiksite, kuidas te seda õpiksite, et ma juba tean umbes, mis need vastused tulevad, aga ma tahaks teada, mis keel see oleks, et kas see oleks siis midagi eksootilist või midagi täitsa tavalist. Ja mul tegelikult tuli meelde selle keele vahetamisega, tuli üks, et mis on sakslaste, noorte sakslaste nagu hirm või et nende poolt selle keelevahetusega, et kui ma elasin Schleswig-Holsteinis ja siis seal neil on selline valik oli, et kuni gümnaasiumini oli ladina keel ja siis gümnaasiumis sai vahetada ladina keele vene keele vastu. Ja see oli nagu pääsetee. Et see on, ma arvan, et see on valitud kooli suvale, et see ei ole nagu läbivalt, aga neil oli selline variant ja paljud kasutasid seda. Aga mis mulle, ma jällegi ikkagi, ma olen selline, ei taha teistest kehvem olla ja mina pean silmas siis Lennart Meri, kes jätkuvalt oskas seda soome keelt. Et ma selle soome keelt tahaks võib-olla õppida ja olla seal, kus ma õpin siis jätkuvalt seal keskkonnas, et elad Soomes ja sead oma elu seal ja kas siis mingi perioodi on see pool aasta, on see aasta ja tegeled näiteks siis kas selle tööga, ütleme, et kui mul tegelen õigusteaduskonnas praegu rahvusvahelise õigusega, ma kirjutan uurimistööd, siis võib-olla selles valdkonnas, aga teine variant võib-olla oleks kas itaalia või hispaania keel, mida ma kunagi õppisin. Sellised mõtted. No ma ei tea, ma olen vist selles suhtes üsna praktiline inimene, et ma olen alustanud tegelikult ennem oma 3. lapse sündi prantsuskeele õpingutega, tollal tõesti siis juba tööandja juures, kes seda ka toetas, mis on minu meelest ka äärmiselt hea praktika, ärgitada ka täiskasvanu eas oma keelepagasit laiendama, et alustasime Eestist pärit prantsuse keele õpetaja käe all väikeses grupis 4 ja mingi selline väike baas sai tehtud ja nagu aja sisutama, et tahaks ikkagi edasi õppida, et vahepealne elu ei ole võimaldanud neid õpinguid jätkata, et on teised prioriteedid olnud, aga ma arvan, et ma tahaksin ikkagi selle keele nagu nii palju selgeks saada, et teda ikkagi suhtlustasandil näiteks tööalases kontekstis rääkida osata, et ma olen lihtsalt kokku puutunud oma
tööelus tõesti ka üritustega, mis toimuvad Prantsusmaal ja kuigi me kõik räägime seal ka inglise keelt, siis see niisugune prantslastega oma keele hoid ja oma keele nagu austamine ja sakslaste puhul on see täpselt sama tegelikult, et see kontakti loomine ja mingisuguse sellise seltskondlikul tasemel keele valdamine oleks minu jaoks eesmärk, et ma sinna jõuaks. Peale selle, et lihtsalt see keel tundub mulle ka ilus. Et saksa keel tundub mulle samuti väga ilus, sest selle saksa keele puhul ma tahtsin öelda, et minu jaoks ta on tõesti keel, mida ma siis järk-järgult, kui ma seda õppisin ju ja ülikooli ajal tõesti sain viibida ka keskkonnas, mis on minu meelest kõige parem võimalus keelt omandada selles reaalses keelekeskkonnas pikemat aega olles, et siis ma tajusin ise, kui rikkalik see keel võib olla, et juba oma ülikooli õpingute ajal, aga järjest enam, et mida kaugemale sa selles keeles jõuad, ükskõik mis see on, sa hakkad nägema, kui rikas see keel on, kui ilus see keel on, kui palju niisuguseid paralleelseid väljendusvõimalusi ta pakub ja et ma mõtlen, et see prantsuse keel võiks olla siis see järgmine avastamist väärt keel. Aga kus seda õppida, no ma ei tea. On Eestis ka võimalusi, ma hea meelega õpiksin järgmises, väga hästi meil sujus ka eestikeelse õpetajaga, eriti algajana, aga ma arvan, et parim võimalus oleks mind praegu visata pärast neid 20 esimest tundi ikkagi sellise õpetajagruppi, kes üldse eesti keelt ei räägi, et ma arvan selline, ütleme, kohalikes oludes võiks keelt õppida võimalusel näiteks ka emakeele kõneleja käe all, et see võiks olla minu jaoks, ma arvan, järgmine samm. Et nüüd on need universumisse saadetud või mis uga-puga juttu siin räägitakse. Mina käin ka välja, kuna teilt seda küsisin, siis ma tahaks vene keelt selgeks saada. Et ma ei saa, et ma oskan 3 lauset, podjomno diskuteeku, tiengi nietu ja lübljuti pea. Sellest on siiamaani piisanud, aga ma tahaks ka, aga ma kardan seda, et see kogemus, mis mul on, see kella vaatamine, see tähestiku kirjutamine, et see on veel kuskil südames hinges, et ma pean selle kuidagi alla neelama, aga vene keel on ka see, mida mina tahaks osata. Helen, Edvard, kas teil on veel midagi keeleõppe kohta või saksa keele kohta hingel? Ma ei tea, kas just hingel, aga ma ise oleks tahtnud lihtsalt öelda seda, et minu meelest on kuidagi keelt ükskõik millist kõige parem õppida siis, kui sul tekib mingisugune emotsionaalne kontakt või side selle asjaga. Ja parimal juhul tekib see meie kuidagi elus, näiteks kui ma lähen õpilaste keskkonda, siis tihti on need mingid sõprussuhted, mis tekivad näiteks õpilasvahetuste või millegi selle käigus vahepeal kadusin need õpilasvahetused täiesti ära. Nüüd nad on tulemas tagasi järjest rohkem tänu Erasmusele ja kõigele muule. Või siis on see mingisugune selline just see emotsionaalne side, sest kui minult küsitakse tihti ja ma olen paljude õpilastega rääkinud ja ka lastevanematega küsitakse, et miks mingeid keelevalikuid tehakse või miks midagi õppima hakatakse, siis need on seinast seina tegelikult, et need põhjused on seinast seina, et seal mingit sellist üldist tendentsi tuua on raske tegelikult, sest kuidagi see on hästi isiklik teinekord see keele õppimise soov, et ma toon siin ühe hästi toreda näite ühe väga hästi saksa keelt oskava ja väga hästi ka teisi keeli oskava eelmise aasta lõpetanu suust, kes õpib iseseisvalt korea keelt ja kes tõesti ütles, et selle korea keele isu või huvi tuli läbi popmuusika. Et kuna see on noorte seas väga pop, siis taheti rohkem selle kultuuri, selle keele, selle kõige selle tausta kohta teada, et need motivaatorid võivad olla täiesti isiklikud ja mida emotsionaalsem see side või see vajadus või suhe on, ma arvan, seda paremini me tegelikult seda keelt lõpuks omandame, seda kiiremini me omandame. Loomulikult, kui sinna tuleb juurde veel reaalne võimalus keskkonnas viibida, siis see on ainult boonus ja pluss. Et võib-olla see on kõige olulisem, et kui me näeme, et õpilastel õpilastel endis seda emotsionaalset hetke kohe ei tule, et siis võib-olla on õpetajana võimalik kuidagi seda sädet äratada, et võimalikult selliseid komplekssemaid elulähedasemaid ülesandeid andes, kus õpilased saavad piisavalt vabadust, et nüüd otsustada, kuidas mingeid asju teha, et võib-olla on võimalik seda ka äratada, aga kindlasti nagu sihuke emotsionaalne kontakt on nagu kõige tähtsam.
jah, ma olen nõus sellega, et see kontakt, see emotsionaalne kontakt on, kas see on siis Korea popmuusika, prantsuse filmid või Saksa masinatööstus. Et ma arvan, et see kõik, et ühel hetkel siis aitab väga vasti kaasa. Ja ma olen hästi ikkagi oma selle keskkonna poolt, et see elukeskkond ja ma võib-olla ütlen lohutuseks nagu just võib-olla lapsevanematele, kes mingi hetk pärisid, et kuidas selle keeleõppega siis on, just ühe kooli kontekstis Tallinnas, üks kool, mis mõtles, et panna võimalikult vara igasuguseid keeli, ja siis lapsevanemad olid natuke nõutud, et mis keel siis peab kõige esimesena õppima, mis keel siis oleks, et kõikides need võõrkeelte valikutest, et mis on siis kasulik või mida saab kergemini ja mida enam ei saaks pärast õppida hästi ja siis kogu selle mõtte ja raskuste keskmes toodi mind nagu näiteks öeldi, et lohutuseks võib-olla siis, et kui sa siiski, et käid koolist läbi, sa õpid teinud kõik need õiged valikud nii-öelda ja su laps ikkagi ei saa selgeks, siis tegelikult on see, et kui sa lähed elama sinnamaale, tegelikult sa saad need selgeks. Et selles mõttes, et ei ole nagu lõpp, kui päris nagu kooli lõpuks ikkagi selgeks ei saa. Et mina olen väga hästi näinud seda, et lõppkokkuvõttes ma olen nüüd siin kooli 10. klassi lõpus, ma oskasin ainult inglise keelt, vene keelt ei osanud ka ja prantsuse ega saksa keelt, aga nüüd olen nagu siin ja räägin neid kõiki, ütleme siis 4 keelt, ütleks vabalt ja ma näen nii palju võimalusi enda ees, mis need kõik keeled juurde annavad. Võib-olla ma lihtsalt korra veel lisan, tekkis sinu mõttest nagu veel edasi, et jah, see motiveeritud niuke vajadus ka mingi keele järgi on muidugi see, mis keelt kiiresti omandama paneb, aga mida ma tahaksin lihtsalt toonitada, just sa mainisid ka kooli, et isegi kui see selgeks see ei ole mingi suur mure, et on alati võimalusi õppida keelt väljaspool kooli, et selles ma olen absoluutselt veendunud. Aga ma ütleks lihtsalt veel kaasa, et just noortele endile, kes praegu koolis on, et parim aeg keeli omandada on koolis just selle mõttega, et kasutage seda aega mõnuga, mõistlikult, sellepärast, et see on päris pikk aeg ja seda on võimalik teha nii-öelda riigi mõttes mitte tasuta, aga õpilaste jaoks tasuta. Ehk esiteks vanus soosib keeli õppima, teiseks on võimalik seda teha koolis, koolipäeva raames, et see on parim aeg seda mõistlikult ära kasutada ja sealt edasi on võimalik siis loomulikult oma keelepagasit täiendada ja edasi liikuda. Aga et see minu meelest on hästi oluline, et neid tunde otstarbekalt kasutatakse. Mul tuli siiski üks selline lisamõte veel või küsimus, see on täiesti eksprompt. Öelge oma lemmik saksakeelne sõna. Mina tean, mis mul on. Mul on palju, aga ma olen ise mõelnud niimoodi, et mul näiteks meeldivad saksa keeles sellised sõnad nagu libelle, mis või on liblikas, kiil või schmetterling, liblikas, sellepärast, et alati öeldakse mulle tihti, et aga saksa keel ei kõla hästi, et saksa keel ei ole ilus keel, selles mõttes kõla järgi ja minu meelest on seal tegelikult väga-väga ilusaid selliseid meloodilisi sõnu, võib-olla mitte nii palju kui eesti keeles, meie siin puhtalt laulame oma vokaalühendite peal, aga selles suhtes need sõnad mulle meeldivad, näiteks libelle, schmetterling, sest nad siiski nagu kõlavad. Ja vaata, oleneb, kuidas sa neid hääldad, eks ole, nad on natuke ära rikutud mõne, YouTube'is on mingid õudsad videod, kuidas inimesed hääldavad saksa keelt, eks ole. Ja õnneks ei ole väga palju vaadanud. Aga Edward, mis on sinu lemmik saksakeelne sõna? Laske öelda, mis lemmiksõna on, ma arvan, et lemmikud sõnad on seotud emotsioonidega, et mäletan, kuidas mul treener ikka Saksamaal, ma teen kergejõustiku, ütles ikka junge, et see on niisugused, ma arvan, emotsionaalsed sõnad, et kas need lemmikud sõna on, aga ma ütlen, et ma sellega olen nõus, et ma ei ütleks, et saksa keel kuidagi kole keel on, et mõni ütleb, et schmetterling on hästi niisugune tugev aga kui see schmetterling, siis ta on hästi ilus. Aga ma tänan teid väga, et väga tore oli ja mul on hea meel, et on inimesi, kes õpivad keeli, räägivad keeli ja jagavad minuga sama kirge. Aitäh! See oli Roosa Raadio järjekordne osa. Suur tänu kuulamast. Millal, kellega ja kunas me järgmine kord kohtume, eks seda näitab aeg. Auf Wiederhören!